Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Doroshenko ja eetris on mu iganädalane aktsiaturu analüüsi ja ülevaade saade. Ja tänase saade teemadeks meil on püsiinflatsioon, räägime, mis uus probleem Jaapanis on tekkimas, siis räägime ka Ameerika võlast ja mis on hetkel oodavad sektorid Ameerika aktsiaturul. Oleme sellest juba natukene rääkinud eelmisest saadest. Ja siis vaatame huvitavad kvartaaltulemused, sealhulgas ka muidugi Nvidia, kes raporteeris meil eelmine nädal. Siis selles uues aktsiate tehnilise ja fundamentaalse analüüsi plokis ma vaatan täna kaks ettevõtet, üks, mis ei jõudnud eelmisesse saadesse ja siis ühe kohta tuli veel küsimus minu Telegram-kanalis, et selle ma ka siis lisasin täna saadesse. Ja tehnilise analüüsi plokis täna on ka natukene rohkem selliseid nagu kauplemisidеid selleks nädalaks, sealhulgas ka United Healthcare aktsia, et seal ka on tekkimas nüüd esimene selline nagu kauplemisvõimalus. Eelmises saades me rääkisime rohkem sellest nagu investeerimisidest, aga jah, nüüd ta annab siis esimese sellise nagu põrge võimaluse, aga räägime sellest siis täna täpsemini. Enne veel, kui alustame, et teadaanne neile, kes on liitunud mu tasulise kanaliga, et sellega on võimalik siinsamas YouTube'is liituda. Selles kanalis me teeme siis 2 korda nädalas otseülekanded, siis kui Ameerika turg on avatud, kui ma kauplen, et siis vaatame sealt turuseisu, mida kaubelda, mis positsioonid mul on ja nii edasi. Et kui teil on huvi, siis mul on mõned striimid tehtud ka avalikuks. Neid saab järgi vaadata, mis seal toimub ja kui teil on huvi, siis võite liituda. Ja see nädal meil toimuvad siis saaded või striimid teisipäeval ja neljapäeval, mõlemad päevad kell 8. Nii, alustame meie siis selliste nagu saade esimese poolega üldised majanduse ja uudised ja firmade uudised. Vaatame kõigepealt, mis meil oli olulist majandusuudistest eelmine nädal, et siin oli mitu sellist reliisi, ükski tegelikult väga palju turgu ei mõjutanud eelmine nädal, et durable orders, kauakestvate kaupade tellimused, et siin tuli langus, aga ei tulnud nii hull nagu analüütikud ootasid, siis kolmapäeval meil olid FMC minutes, Föderaalreservi viimase istungi nii-öelda nagu märkmed, et sealt ka mingit uudist nagu ei tulnud, et Föderaalreserv ikkagi ütleb, et me ei kiirusta nagu intressimäära alandamisega, et ootame, mis seal tariifi mõju võib olla ja nii edasi. ühesõnaga kardavad hetkel veel seda teist võimalikku inflatsioonilainet. Siis neljapäeval meil tulid SKP juba teine hinnang, et see tuli esimesest natukene parem, -0,2, et alguses raporteeriti -0,3, aga ikkagi siis näitab meile, et siis esimeses kvartalis Ameerikas majandus veidi langes. Teiseks kvartaliks hetkel prognoositakse juba positiivset tegelikult majandustõusu juba. Ehk kui meil 2 kvartalit järjest ei tule sellist nagu negatiivset, siis majanduslanguseks seda ei peeta. Ja siis reedel meil tulid PC prices ehk selline ka inflatsioonimõõdik, mida just Federal Reserve kõige rohkem jälgib. Ja siin ka mingit üllatust ei olnud, et tulid absoluutselt sama numbrid nagu analüütikud ootasid, et ehk 0,1% võrreldes eelmise kuuga. Ja siin me kohe saame näha seda ka graafiliselt, et siin meil on see PC inflatsioon, aastane muutus, me näeme, kuidas meil siis alates 2022 aastane muutus on olnud kogu aeg languses, hetkel on siin juba 2% juures. Ehk põhimõtteliselt inflatsioon, see inflatsiooni mõõdik nagu ka kõik teised PPI, CPI, mis me vaatasime, et kõik on nagu langustrendis. Noh, teoreetselt Federal Reserve peaks juba nähes sellist nagu progressi, et inflatsioon on jõudmas ka selle nagu 2% sihini, et teoreetselt peaks nagu rohkem olema juba paindlikum intressimäära langetamise poolest, aga jah, nad ikkagi viivitavad, et siis mõtlevad, et äkki siis juhtub midagi, mis 70-ndast, 80-ndatest võib tulla siis nagu teine inflatsioonilaine, kui liiga kiirustavad intressimäära
langetamisega. Ja siin parapoolne graafik näitab meil sedasamat PC ja siis roheline on PC Core ehk ilma toiduta ja kütuseta. No nad siin suht sarnaselt liiguvad, et siin tipus tavaline PC tänu just nagu kütuse ja toidu hinna kiiremale kasvale kasvas veidi kiiremini, aga üldiselt nad on olnud languses ja hetkel ka suht samal tasemel juba. Nii, liigume siis Jaapani juurde. Mis on Jaapanis viimasel ajal huvitavat olnud toimumas? Noh, seal on ka, on tekkinud sellised nagu inflatsioonimured ja seoses sellega hakkasid tõusma võlakirjade tootlused ja sellega põhimõtteliselt hakkasid langema võlakirjade hinnad, ehk neil on selline nagu negatiivne korrelatsioon, võlakirja hind kukub, tootlus tõuseb ja vastupidi. Ja siin me näeme Jaapani 40-aastase riigi võlakirju, me näeme, et siin alates 2024 septembrist kuskil see on meil langustrendis ja juba langenud 20% tegelikult. Et see on suht palju sellise nagu pikaajalise võlakirja jaoks. Ja siin on välja toodud siis 30-aastase Jaapani võlakirja tootlus, et me näeme, et siis selle langusega tegelikult tootlus läinud ülespoole, siin alates tegelikult 2020 me näeme, et see tootlus liigubki ainult kõrgemale ja nüüd on põhimõtteliselt siin rekordkõrgel tasemel, et alates 2000 ta oli kuskil lähedal, aga mitte nii kõrgel tasemel. Et miks see on nagu oluline, mis see endaga nagu kaasa toob, et noh, siin me näeme allpool huvitav graafik, mis näitab meile siis Jaapani kindlustajate realiseerimata kahjumid. Ehk põhimõtteliselt Jaapani kindlustajad nad peavad kuskile oma vaba raha või reservid nii-öelda nagu parkima, midagi ostma ja nad ostavad siis võlakirjad. Ja kui sa ostad nagu võlakirja ja siis selle hind langeb, siis noh, nii kaua kuni sa ei müü seda, siis sul on nii-öelda nagu paberil kahjum. Ja nad loodavad põhimõtteliselt sellele, et siis nad ei pea need 40 aastat müüma ja siis 40 aasta pärast valitsus ostab tagasi põhimõtteliselt selle 100-ga. Aga sa pead ootama 40 aastat tegelikult, et kui sul on korraks vaja seda raha kasutada ja hind on nagu madal, siis sa pead tegelikult seda kahjumit realiseerima. Ja noh, hetkel need on realiseerimata, aga me näeme, et tegelikult see on nagu negatiivne trend, et nad aina kasvavad, et siin on välja toodud ainult 4 sellist nagu suurimat kindlustajat Jaapanis ja me näeme, et kokku neil need realiseerimata kahjumid aina kasvavad. Ja miks veel võib-olla on muret tekitavam tegelikult see, et jaapanlased ise ei näe selles probleemis või ei taha näha või eiravad. Et siin me näeme, et siis Nippon Life juht Akira Suzuki, me näeme, et siin tegelikult Nippon Life sinine, neil on kõige suuremad tegelikult realiseerimata kahjumid hetkel. Aga tema ütleb, et põhimõtteliselt noh, lihtsalt selle tõttu, et need realiseerimata kahjumid tõusevad, et see ei tähenda, et midagi halba võib juhtuda. aga tegelikult me veel mäletame, et mitte nii kaua just sellesama äh, põhjuse tõttu Ameerikas läks paar panka õhku, et Silicon Valley Bank, kõige tuntud, et tema läks põhimõtteliselt mitme tunniga pankrotti, lihtsalt neil olidki väga palju vaba raha 30-aastases Ameerika riigivõlakirjades, Federal Reserve tõstis intressimäära, korraks tekkisid realiseerimata kahjumid, aga siis tulid hoiustajad, küsisid oma raha tagasi ja siis nad pidid need realiseerimata kahjumid realiseerima ja tekkisid nii suured kahjud, et pank läkski pankrotti. et kui ütleme, noh, Jaapanis me teame, et maavärinad või tsunamid on suht nagu tavaline nähtus ja kui seal midagi sellist juhtub ja kindlustajatel on vaja korraks palju raha välja maksta ja neil on vaja siis realiseerida võlakirju selleks, et siis nad saavad nii-öelda topelt kahjumi endale, et esiteks kahjumi väljamaksmine, teisalt need realiseerimata kahjumid tegelikult realiseeruvad, nii et see võib ka tegelikult üleöö juhtuda ja see, et nad nagu välistavad seda olukorda, et see teeb olukorra veelgi halvemaks minu meelest. Ja noh, põhimõtteliselt võib-olla nad võib-olla loodavad ka selle, et inflatsioon
hakka kiirenema ka ja siis tegelikult üks põhjus, miks see tootlus tõuseb, on ka selline nagu inflatsioonihirm, et võib-olla loodavad, et inflatsioon hakkab aeglustuma, hinnad tulevad tagasi. aga tegelikult siit ka võib olla see probleem, et kui me vaatame Jaapanis üks peamine toode üldse seal nagu inflatsiooniindeksis on riis. ja kui me vaatame Jaapani riisi, siin on siis hulgimüügihinnad, me näeme, et noh, muidu siin alates 2009 nad olid suht stabiilsed, aga viimane aasta järsult hakkasid nagu kasvama. Ja põhimõtteliselt see mõjutab negatiivselt seda inflatsiooni, ehk see kasvab ka kiiremini, et kui juhtub ka olukord, et riisihinnad jäävadki kõrgele, inflatsioon jääb kõrgel tasemel ja need realiseerimata kahjumid kindlustajal jäävad ka pikemaks ajaks, siis aina tõenäoliseks muutub see, et mingi hetk nad peavad need kahjumid realiseerima. Ja mis on veel huvitav, et võib-olla investorid juba hakkavad natukene muretsema selle tõttu, et kui me vaatame Jaapani siis equity funds ehk sellised nagu aktsiate fondid, et mis on nende raha siis sisse- ja väljavool, siis me näeme, et siin oli selline nagu rekordiline väljavool hiljuti Jaapani aktsiatest. et investorid võib-olla hakkavad juba veidi muret tundma Jaapani pärast. nii et vaatame, kuidas see olukord hakkab paranema. tundub olevat selline nagu huvitav areng. ja noh, miks, kui me räägime Ameerika aktsiatest, kuidas see võib mõjutada Ameerika aktsiaid, tegelikult siin on ka olemas selline nagu otsene mõju, et kui Jaapanis jääb inflatsioon tõusma, keskpank peab oma intressimäärad tõstma ka, see tähendab seda, et see võib mõjutada niinimetatud nagu carry trade'i. Carry trade on selline nagu tehing põhimõtteliselt, kus näiteks Jaapanis, kus on intressimäärad on madalad, ütleme, sa saad laenu 1%-ga, siis sa võtad seda nagu odavat raha ja paigaldad seda näiteks Ameerikasse, kus sa saad riigi võlakirjades, ütleme, 3 või 4% tootlust või paned üldse nagu aktsiatesse, riskid rohkem, tahad saada sellist nagu 10% tootlust. mõtlesin, et kasutad odavat raha, et saada nagu mujal, kus on kõrgemad tootlused sealt. ja kui siin see intressimäär hakkab tõusma, siis tegelikult see tekitab siin carry trade'is selle nagu kauplemisidee nii-öelda nagu sulgemise, et siis need, kes võtsid odavat raha, tahavad seda tagastada, siis nad peavad müüma Ameerika riigivõlakirjad, Ameerika aktsiad sealhulgas. ja see mõjutab siis neid ka negatiivselt. nii et ja noh, üldiselt kogu maailma siis selline nagu finants tegelikult majandused ja finantsturud on kõik nagu omavahel seotud ja kui probleem hakkab kuskil ühes suures majanduses, siis tegelikult paratamatult levib ka üle maailma üsna kiiresti. nii, rääkisime veidi Jaapanist ja nüüd tuleme tagasi siis Ameerikasse ja räägime siis Ameerika probleemidest, et mis probleemid Ameerikas on. nägin huvitavat uudist, et Elon Musk siis lahkus Ameerika sellest Doge osakonnast ja siin tuli selline nagu Babylon Bee, see on selline nagu humoorikas väljaanne, et põhimõtteliselt no teeb igasugust naljad, aga see pealkiri, mis nad panid, et see ei tundu üldse naljakas, et see tundub olevat nagu tõsine, et Elon Musk lahkub sellest töökohast, et üritab teha siis valitsus rohkem efektiivsemaks ja läheb tegema palju lihtsama asja, et saatma inimesed Marsile. et tundub olevat, et seda on lihtsam teha, kui Ameerikas siis nii-öelda üleliigsed kulutused kärpida. ja me näeme, et siis allpool on meil Ameerika defitsiiti graafik ja me näeme, et siin olukord viimasel ajal aina halvenemas, et siin tegelikult alates 2000 siin on majanduslangus, et iga majanduslangusega valitsuse defitsiit läheb aina suuremaks. viimase koroonaga see läks lausa siin, me näeme 15%-ni. nüüd on veidi paranenud ja siin prognooside järgi see jääb ikkagi siin 6-7% juures, ehk põhimõtteliselt kulutavad kogu seda aega rohkem raha alates 2000, siis Ameerika kulutab rohkem raha, kui teenib. ja muidugi, kust nad saavad lisaraha, siis
aina rohkem võlga võetakse, et siin graafik vasakpoolne näitab meil siis Ameerika võlg protsendina SKP-st. Ja me näeme, et siin esimene selline nagu suurem tõus oli siis, kui oli Teine maailmasõda, noh, seal oli vaja just palju nagu seda sõda finantseerida, et siis oli muidugi selline erakorraline olukord, aga siis see võlg nagu paranes või võlasuhe SKP-le, aga alates siin 70-ndatest, 80-ndatest ja alates 2000 eriti me näeme, et selle defitsiidiga hakkas võlg kasvama ja siin me ka näeme erinevad prognoosid, et prognooside järgi see hakkab edasi veelgi kasvama, et põhimõtteliselt tundub, et Ameerika sattuski sellise nagu võlaspiraali juba olukorda ja üldse nagu valitsus juba sattus ka sellise olukorda, et nad isegi nagu ei suuda seal piisavalt kärbida, et me näeme, et siin Elan üritas midagi kärbida, aga seal ta ka sai aru, mitte isegi ainult demokraadid, vaid ka paljud vabariiklased on selle vastu, et saavad mingid kulutused, mis ilmselt ka kuidagimoodi leiavad teed ka võib-olla nende taskutesse või nende lobistide taskudesse ja seeläbi siis nende taskudesse ikka. Noh, kõik on juba harjunud, et raha saab lihtsalt, raha saab alati printida ja tundub, et see olukord ei parane, kui seal mingit tõsist kriisi ei tule, aga see mingi hetk peaks nagu väga tõsine kriis tulema. Millal see võiks tulla? Noh, raske öelda, selline olukord võib säilitada päris kaua, et me näeme, et siin prognoosid on aastateks kuni 2060, et siis on veel see võlasuhe SKP-sse standardse stsenaariumi järgi on 156, noh, Jaapanis on isegi kõrgem, et sellega saab elada, nagu me teame, et halvemal juhul läheb 820%-ni. muidugi see kõik nagu suurendab sellist nagu inflatsiooniohtu, aga noh, nagu me näeme, et see on veel nagu kaugemal natukene tulevikus, et siis mõnda aega Ameerika veel saab niimoodi elada. ja muidugi Ameerika varadel ei ole suurt alternatiivi ka, et kui sa ei taha raha hoida Ameerika aktsiatest või Ameerika dollarites, et kuhu sa seda paned tegelikult, et alternatiivi tegelikult väga palju tänapäeval ei ole. Ja siin me ka näeme, et Morgan Stanley just ka kirjutas, et Ameerika võlakirjade kogus, mis hoiavad siis välismaalased, on kõige kõrgemal tasemel üldse, mis kunagi oli. Ja see viitabki sellele, et põhimõtteliselt siis väljaspoolt Ameerikat ikkagi investorid eelistavad osta dollarites nomineeritud varad ja eriti sellised nagu kõrgkvaliteetsed dollarite varad. Nii, lähme edasi ja siin on üks huvitav graafik, mis näitab meil seost Ameerika korporatiivvõlakirjade spreedide ja siis S&P 500 vahel, et see kollane joon on meil siis Ameerika korporatiivvõlakirjade spreedid. Need on siis Ameerika firmade, kes väljastavad võlakirjad, mis on nende tootlus, miinus see, mis on Ameerika riigivõlakirja tootlus, et mis on see vahe, et kui see vahe hakkab suurenema, tavaliselt need on sellised siis nagu riskantsemad ajad, et noh, valitsus on selline nagu, Ameerika valitsus on selline kindlam koht, kus raha panna, kellele raha laenata ja firmad on natukene riskantsemad ja siis, kui olukord muutub riskantsemaks, siis kõige rohkem tõusevad just sellised nagu korporatiivvõlakirjad ja see spread tõuseb, läheb kõrgemale ja me näeme, mis juhtub, siin on välja toodud siis, kui spread on kõrge, tegelikult näitab, et riskantsemad ajad ja siis valge joon meil on S&P 500, siis ta on tavaliselt korrektsioonis, et selline olukord meil oli siin 2022, 2023. Ja siis, kui see spread langeb ja on madalal tasemel, see on tegelikult siis hea turu jaoks. Ja siin on huvitav välja toodud see just nagu viimane langus, mis meil oli seoses nende uute tariifidega. Me näeme, et korraks spreedid läksidki kõrgemale, aga hakkasid kiiresti langema, et midagi sarnast, nagu meil oli siin 2024 keskel, et ka tekkis siis turul tegelikult see oli selline nagu hea ostukoht. Nüüd tundub olevat meil midagi sarnast on tekkinud tegelikult, et võlakirjade spreedid läksid korraks kõrgemale, siis juba langevad ja enam siin siis sellist nagu suur ohtu ei näe ja see kinnitab siis seda
taastumist, mis meil on toimunud S&P 500 indeksis ja noh, nagu see graafik meil ütleb või selle graafiku pealkirja Bonds say buy stocks, et võlakirjad hetkel ütlevad, et osta aktsiad. ja sama ka rämpsvõlakirjad, et rämpsvõlakirjad, mis me vaatame, need on tegelikult kõige riskantsemad korporatiivsed võlakirjad, et läbi selle me saame ka sellist nagu riskiisu kätte. täna vaatame neid ka muidugi ja need signaliseerivad meil ka tegelikult hetkel siis seda, et äh, võiks aktsiad endiselt osta ja noh, ka minu sellised nagu kauplemisideed ka juba selleks nädalaks viitavad sellele ja kogu turuanalüüs, et tegelikult me võime näha edasist liikumist kõrgemale. aga räägime sellest veel veidi täpsemini veidi hiljem. Nii, kus saab Ameerikas kõige odavamad aktsiad hetkel, et mis sektorites on hetkel kõige odavamad aktsiad? me oleme sellest juba eelmises saates rääkinud, kus ma näitasin kaks sellist nagu tabelit, kus oli näha, et tegelikult tervishoiusektor on üks odavamatest. siin on ka üks graafik, mis seda kinnitab, et siin ta on graafiku kujul ka hästi näha võrreldes ajalooga, aga alates 2000 me näeme, et see tervishoiusektor pole olnud kunagi nii odav võrreldes S&P 500 indeksiga, et see on turu kapitalisatsioon protsendina S&P 500 turukapitalisatsioonist. et jah, tervishoiusektor on siis ajalooliselt väga odav ja kui me võtame siin keskmist, noh, me näeme, et keskmiselt see võiks olla kuskil siin ütleme 13% juures, aga hetkel ta on siis 9,5%. Nii et lihtsalt selle nagu suhe normaliseerimiseks võib juhtuda noh, kaks asja, et kas tervishoiusektori aktsiad tõusevad või siis muud S&P 500 aktsiad või teistes sektorites langevad või korraga võib asjad juhtuda, sest tervishoiusektor on tegelikult üks sellistest nagu kaitsesektoritest, niinimetatud, et sinna hulka lähevad ka utilities, sellised nagu kommunaalteenused ja staples, mis on siis nagu sellised esmatarbekaubad põhimõtteliselt sellised asjad, mida majanduslangus või mitte, et kui vaja, siis inimesed ikkagi ostavad neid asju ja tavaliselt, kui on majanduslangus või sellised nagu riskantsemad ajad, et just nende aktsiad perform ivad paremini võrreldes näiteks tekiaktsiatega. ja me näeme, et kui need kõik kolm kokku võtta ka protsendina S&P 500, siis me ka näeme, et tegelikult see on ka rekordmadalal tasemel, et madalamal oli ainult 2000, see oli just enne seda teekmulli lõhkemist ja siis jällegi see ratio siin normaliseerus, et siin ta on kuskil meil siis 25% juures, muidugi siin viimased aastad on olnud langustrendis, aga teoreetiliselt peaks siis ka mingi hetk nagu normaliseerima, nii et need on siis sellised nagu sektorid, kus võiks hetkel leida odavad aktsiad. ja paar sellist nagu investeerimisideed muidugi ma tõin välja ka juba eelmises saates. meil sai mai nüüd läbi, et täna meil on siis 1. juuni esmaspäev, õnnitlen kõike saabunud suvega. ja mais me saime tegelikult 20 aasta kõrgema tootluse, et me näeme, et 2025 mais tootlus oli üle 6%, varasemalt ligilähedal oli meil 2003 5%, siis 2009 või 2009 ja 5,3 ja siis 2020 4,5 ja siis eelmine aasta ka 4,8. et noh, üldiselt mai on nõrgem, keskmine on 0,44 kõigest, et seekord ületas kõigi ootuseid, võib öelda. et üsna hea tootlus mais oli. ja kui hakkame rääkima ka kvartaaltulemustest ja kuna meil on Magnificent Seven aktsiatest, kõik on juba raporteerinud nüüdseks, et Nvidia oli siis viimane ja siin me tegelikult näeme graafikul, et nende tulemused ei olnudki suht nii halvad, nagu oli oodatud. et siin me näeme graafikul, ta näitab meil siis vahe sellised nagu realiseeritud
kvartaalsest tulemustest, mis nagu reaalselt tulid võrreldes sellega, mis olid nagu analüütikute ootused. me näeme, miks need aktsiad kukkusid 2028, et nende tulemused olid halvemad, kui analüütikud ootasid. ja tegelikult alates 2023, et siin oli 2024 kolmandas kvartalis aeglustumine, aga siis kaks viimast kvartalit, et aina rohkem üllatavad. Jällegi, need aktsiad jällegi võivad hakata kasvama ja eriti arvestades seda, et nende preemium võrreldes siis S&P 493 ehk põhimõtteliselt siis ülejäänud aktsiad S&P 500 indeksis, et me näeme, et see premium liikus tagasi siia tasemele 43, mis oli hiljuti nii madal aastal 2018, et vahepeal need aktsiad kauplesid palju kõrgema preemiumiga. nii et arvestades seda, et nad hakkavad aina rohkem ületama, premium hetkel on nagu normaliseerunud, võib öelda, natukene kõrgemal muidugi tasemel kui 2014 ja 16. aga jah, kui siit võtta nagu keskmine, siis ta ongi umbes kuskil siin 46 või 44 või isegi natukene kõrgemal tasemel. Nii et hetkel võib olla hea ostukoht ka Magnificent Seven aktsiates, et mul on täna tehnilise analüüsi plokis ka kauplemisidee mitu neist selleks nädalaks ma valin, näiteks jälgin nagu ostukandidaadina näiteks Amazon ja Meta. Apple on nendest kõige nõrgem hetkel tundub, aga jah, sellest ka siis tehnilise analüüsi plokis täna räägime veel. Nii, kvartaaltulemused. Hakkame neid vaatama, et esimene vaatame Okta kvartaaltulemused. Okta pakub siis sellised nagu tarkvaralahendused identifitseerimiseks ja põhimõtteliselt kõik, mis on sellega nagu seonduv, et raporteerisid kvartaaltulemuse, mis tegelikult oli parem, kui analüütikud ootasid. Käibe kasvas 11,5% võrreldes eelmise aastaga ja andsid isegi prognoosi, mis ületas analüütikute ootusi. aga sellest sõltumata, et ilmselt ootused olid veelgi kõrgemad ja aktsiahind reageeris siin suurema langusega, -16%. no üldiselt vaadates tundub olevat, et ta siin nagu liigub ikkagi ülespoole selliste lainetega, et võib-olla siis selle langusega, kui ta testib uuesti seda 200 päevast libisevat keskmist, mis talle meeldib, tundub olevat teha, siin võib olla järgmine selline nagu ostukoht. Üldiselt kui me vaatame siis graafiliselt suht ilus areng, et me näeme, et siin iga kvartal käibe kasvab, muutunud juba kasumlikuks, 4 viimast kvartalit on kasumis olnud, nii et kasvav ja kasumlik. noh, kasv ei ole väga suur muidugi, 11,5%, aga ikkagi. ja TTM, trailing 12 months, siin me näeme, 2 viimast kvartalit on juba aastata, kui vaadata 12 kuud kokku, siis ta on juba põhimõtteliselt siis kasumlik. Valuatsiooni poolest Guru Focus ütleb, et hetkel on fair'i value'd ehk õiglaselt hinnastatud ja kui me vaatame P-ratio't hetkel 160, tulevane hakkab paranema, tuleb 30, noh ka selles nagu kiire paranemise juures tundub olevat okei, kui ta eriti jätkab, siis käibe kasumi kasvu ja noh, kuna nad andsid isegi parema prognoosi, siis ilmselt see ka jätkub. Nii, järgmine kvartaal tulemused, kõige olulisem, mis oli eelmine nädal, kuigi selle Nvidia väga palju siis nagu ei reageerinud, nagu ta on varem teinud, et noh, nüüd kõik juba ootavad, et Nvidia raporteerib head tulemused ja kui nad tulevad, siis see enam väga suureks üllatuseks ei ole. kui vaatame need tulemused, siis kasumaktsia kohta tegelikult tuli halvem, kui analüütikud ootasid, 81 senti, ootus oli 93. aga samas nad võtsid üsna suure nagu kahjumi sisse või Tšertšovi 4,5 miljardit, et see oli seotud siis nende G20 kaartidega, mis nad lootsid Hiinasse müüa, aga ei saanud. põhimõtteliselt ilma selleta see kasumaktsia kohta oleks 96 senti ehk parem kui analüütikute ootusi. käibe kasvas 69% võrreldes eelmise aastaga ja ka veidi ületas analüütikute ootusi, me näeme 44,06 tuli, oli oodatud 43,3. ja üldiselt, kui vaatame erinevad siis osad või sellised nagu tema
erinevad käibeallikad, data center, kõige suurem, siis andmekeskused, see kasvas 73%, kuigi see oli veidi halvem, kui analüütikud ootasid. Automotive revenue ehk sellist nagu sõiduautode jaoks 72% kasvas ka, oli veidi halvem, kui analüütikud ootasid, kus tulid paremad käibed, olid siis networking ja gaming põhimõtteliselt ärisuunad. Marginaal, gross margin, üsna hea, 71%, kuigi eelmine aasta oli ta kõrgem, 79%, et siin ka kirjutatakse, et see, needsamad G20 kaardid, mis olid valmistatud Hiina jaoks ja ei saanud neid siia müüa, et need olid ka mõjutatud. Kui me vaatame siin graafiliselt, noh, siin on fantastiline pilt selles mõttes, et käibe väga kiirelt kasvab, üle kõrge marginaalsus, et väga suur osa sellest ka käibest saab ka kasumiks. Mis on siin probleem, me näemegi, et siis käibe või käibe suurenes, aga kasum vähenes eelmine kvartal, et just sellesama nagu mahakirjutamise tõttu tundub. Ja kui vaadata TTM trailing 12 months, noh, siin on põhimõtteliselt sarnane pilt, et käibe kasvab, kasum kasvab, ennustatakse endiselt edasist kasvu, me näeme selle läbi P-ratio't, et hetkel on 43, aga forward P-ratio on juba 23. Ja siin ka Guru Focuse graafik tegelikult näitab meile, et analüütikud siis ootavad edasist käibekasumi tõusu ja kui see osutub tõeks, siis tegelikult GuruFoxi mudeli järgi Nvidia hetkel on tegelikult modestly undervalued. noh, seda on näha ka tegelikult juba ka peer ratio'de järgi, et kui see tõus jätkub, siis Nvidia tundub olevat üsna huvitav investeerimisidee, ta on ju üsna pikalt siin meil konsolideerinud, ootas, kuni siis fundamentaal jõuab hinnale järgi, nüüd tundub, on ta on jõudnud ja kui fundamentaal jätkab kasvu, siis Nvidia võib uued tipud saavutada. Hetkel ta tulemusele reageeris küll tõusuga +3%, aga siin läks kohe vastu +3 ja hakkas langema, et siin ma hakkan jälgima, kui Nvidia langeb edasi libisevate keskmiste juurde ja teeb kõrgema põhja, et siin selline nagu kauplemisvõimalus tekib. Nii, järgmine kvartal tulemus Veeva Systems. Veeva näitas väga ilusa arengu. Nad raporteerisid siis tulemused palju parem kui analüütikud ootasid, 1,97 kasumakse kohta, analüütikud ootasid 1,74. käibe kasvas peaaegu 17% võrreldes eelmise aastaga, oli ka parem kui analüütikud ootasid ja andis ka parema prognoosi nii järgmiseks kvartaliks kui ka terveks aastaks. Ja me näeme, et aktsia hind siin reageeris selle väga positiivselt, et 19% hind tõusis peale kvartaaltulemust. Kvartaalselt, kui me vaatame graafikul, me näeme ilus areng, käibe kasvab iga kvartal, väga ilus kasumlikkus, kasum kasvab, TTM trailing 12 months, siin me ka näeme ilusa kasvu nii käibes kui ka kasumis. Ja valuatsioon, praegune P-ratio 60 juures, forward 33 ehk ka peaks edasi kasvama, see peaks paranema. Nüüd läks veidi juba ülehinnatuks, et siin mõnda aega tagasi oli päris hea koht, kus seda osta, et siis ma õele ka soovitasin, kuna see on, Veeva toodab sellist nagu CRM-süsteemi meditsiiniettevõtete jaoks ja mu õde töötab just sellises nagu meditsiiniettevõtetes ja ta ütles, et nad ka kasutavad seda, ütles, et on päris hea programm, me näeme siin, et ka päris hea äri, et siis kui mõlemad lähevad kokku, siis ja hind on hea, siis tundub olevat hea investeerimisidee, et soovitasin siis talle need aktsiad endale soetada, seda ta tegi ja nüüd põhimõtteliselt peale seda kvartaaltulemust juba ilusas plussis selle investeeringuga. Üldiselt jah, tundub üsna huvitav ettevõte ja hetkel noh, väga kalliks ei ole veel läinud. Nii, järgmine on Synopsys. Synopsys ka väga huvitav ettevõte, ta on ülioluline sellises nagu
kiibide valdkonnas, kuna toodab tarkvara kiibide disainimiseks. Ja kuna see on ülioluline ja just kiibide jaoks, siis sellel on olemas ka omad probleemid. Et hakkasid tekkima samad probleemid nagu Nvidiaga. Et enne kui tulid kvartaaltulemused, üks päev enne seda, siin aktsia hind tegi järse languse 10%. Seetõttu, et Ameerika valitsus keelustas neil oma toodet müümist Hiinasse või nad pidid peatuma seda müügi, aga kui me vaatame Synopsisi siis käibekust tuleb regionaalselt, siis me näeme, et Hiinast nad saavad lausa 16%. nii et see võib suht palju mõjutada nende käibet. et see oli siis negatiivne ja siis järgmine päev tuli ka kvartaaltulemus ja aktsia hind peale kvartaaltulemuse kukkus veel 2%. et noh, tulemused olid üsna okei, isegi kasum oli parem, kui analüütikud ootasid. käibe vastas analüütikute ootustele kasvas 10%, aga ilmselt just need mured, et kui nüüd piiratakse ka Hiinasse müüki lõplikult, siis see võib mõjutada ka, me näeme, et siin üsna märgatavalt nende käibed. Äh, kui me vaatame kvartaalselt, siin me näeme aeglaselt niimoodi nagu kasvab, üldiselt päris hea kasumlikkus, vaadates TTM, siin on seda kasvu natukene paremini näha, aga üldiselt selline vaikselt kasvav, väga hea kasumlikkusega ettevõte. P-ratio'd ka hetkel üsna okei, 33, tulevane 27, sellise nagu kõrgkvaliteetse üleolulise ettevõtte jaoks. ja Guru Foxi järgi tegelikult ka hetkel on modestly undervalued, et veidi allahinnatud. ja kui vaatame, mis teevad gurud, mis tegelikult me näeme, et 3 viimast kvartalit tegelikult nad kasutasid ära sellist nagu langust, mis siin selles aktsias olid ja rohkem soetavad seda juurde. Järgmine kvartaal tulemus Salesforce, ticker CRM. Salesforce raporteeris ka tulemused, mis ületasid analüütikute ootusi veidi, samas kui käibe tuli sama, nagu analüütikud ootasid. käibe kasvas 7,6% võrreldes eelmise aastaga ja nad andsid ka prognoosi, upside guidance, parem prognoos, kui analüütikud ootasid ja aga lihtsalt andsid teada, et ostavad ka sellise ettevõtte nagu Informaatika. et kindlustavad veelgi oma sellist nagu olekut sellist nagu andmetöötluse valdkonnas, et informaatika põhimõtteliselt see on tegelikult ka Palantiiri konkurent mingis mõttes, et neil on sarnased toodet olemas. varem Salesforce on ostnud näiteks tablood, mis on siis sellist nagu andmevile visualiseerimine, ehk nad tahavad omada kogu seda nagu andmete tarneahela nii-öelda, et alates siis andmete töötlemisest kui andmete presenteerimiseni. et hea, huvitav areng, kus nad liiguvad. Kui me vaatame siis kvartaalselt nende arengut, siis me näeme, et väike selline nagu kasv olemas kvartaalselt, suht hea kasumlikkus juba on tekkinud. TTM, siin on veidi sujuvamalt näha, et 12 kuud kokku ka käibe konstantselt kasvab, hea kasumlikkus, kasum kasvab ja P-ratio tegelikult ka hetkel üsna okei sellise kasumliku kasvava ettevõtte puhul, 41 ja tulevane juba 21. ja ka Guru Foxi valuatsioonimudeli järgi me näeme siin ka fair'i value't hetkel õiglaselt hinnastatud. Järgmine ettevõte, mis me vaatame, on Zscaler. tema pakub siis küberturvalisuse lahendused pilve jaoks. et ka üsna oluline valdkond, et viimasel ajal olnud suht palju selliseid jälle neid küberrünnakuid, sealhulgas ka Victoria's Secret veebileht ja üldse kõik nende süsteemid said pihta. et eelmine nädal oli uudis. et jah, mida rohkem selliseid nagu rünnakuid toimuvad, seda rohkem firmad hakkavad mõtlema sellest, et peaks mingi kaitse endale soetama või mingi firmaga koostööd tegema, seda paremini tulevikus hakkab minema nende küberturvalisuse firmadel. et see on aina kasvav
selline nagu valdkond. Ja tulemused, mis nad raporteerisid, olid ka paremad, kui analüütikud ootasid, nii käibe kui ka kasumi poolest. Siin on palju kiirem käibekasv, 22,6% võrreldes eelmise aastaga. Ja no prognoosid, mis nad andsid, oli selline nagu öeldud miksed, segatud, et võib öelda enam-vähem sama, nagu analüütikud ootasid. Aktsiahind reageeris tugevasti positiivselt, +10%, tegi sellist gap'i väljaspool +3 noteerijat, et siin järgmine korrektsioon on kindlasti, tuleb hea ostukoht. Kvartaalselt, kui me vaatame, siin on suht hea areng, iga kvartal käibe kasvab, siin üks kvartal oli juba kasumlik, muidu EBITDA on juba positiivne viimased 5 kvartalit, net income on siin nulli lähedal, väike miinus. aga siin tundub, et sellise käibekasvu jätkuga, et ta paratamatult siin juba varsti muutub kasumlikuks. Vaadates TTM trailing 12 months, siin me ka näeme ilusa sellise nagu käibekasvu, varem oli kahjumlik ja siis see kahjum hakkab juba siin kaduma, EBITDA on juba positiivne ja varsti tuleb juba net income. seda me näeme ka tegelikult selle forward P ratio järgi, et hetkel P ratio't ei ole, kuna on kahjum, aga forward P ratio juba hakkab olema 75, ehk see aasta peaks olema juba kasumlik. Guru Foxi valuatsiooni järgi hetkel läks veidi ülehinnatuks juba, aga üldiselt pole väga palju ülehinnatud veel. et ka üsna huvitav, kiiresti kasvav ettevõte, mis varsti muutub juba kasumlikuks. Pure Storage on järgmine ettevõte, pakub erinevaid andmelahendusi, sealhulgas ka tehisintellekti jaoks. noh, tehisintellekti jaoks on ka vaja päris palju andmeid, et ta suudaks seal andmete põhjal mingid oma arvutused, järeldused teha, et Pure Storage on üks ettevõte, mis võib sellest siis võita. Tulemused, mis nad raporteerisid, olid parem, kui analüütikud ootasid. Prognoosi andsid ka parema, kui analüütikud ootasid. Käibe kasvas 12,3% võrreldes eelmise aastaga. Ja prognoosi, mis nad andsid, oli ka siin veidi parem, kui analüütikud ootasid. Siin me näeme kvartaalselt siis võrreldes eelmise kvartaliga käibe natukene langes, et ilmselt siis me näeme siin neil on mingi sesoonsus olemas, aga üldiselt siin on selline vaikne trend ülespoole, mõned kvartalid on juba siin kasumlik olnud, et see kahjum oli siin üldse väga väike. Ja vaadates CTM trailing 12 months, siin me näeme ka selline nagu käibekasv, kasumlik juba, kasum vaikselt kasvab. Ja vaadates siis valuatsioonimeetrikut, P ratio 144, tulevane P ratio on 24 peaaegu, et suht okei. Ja Guru Fox valuatsiooni järgi ta on modestly overvalued ehk veidi ülehinnatud hetkel. Aktsia hind reageeris siis väikse langusega, et siin -3% me näeme. nii, lähme edasi, see on siis kõik kvartaaltulemustega ja nüüd vaatame paar ettevõtet natukene detailsemini, sellise nagu tehniline fundamentaalanalüüsi ülevaade. ja esimene aktsia, mis me vaatame, on siis Inglismaa firma, mis kaupleb ka Ameerika börsil, Torm plc, Ameerika börsil on sticker TRMD. Ja selle kohta tuli küsimus siis, et sellest räägiti siis Äripäeva raadios kui nagu selline nagu kõrge dividendi tootlusega aktsia, et kas sinna siis tasub investeerida. Noh, vaatame, proovime aru saada, et vaatame kõigepealt siis graafikut, et siin meil on nädalane graafik, ta kaupleb börsil kuskil siin 2019-2020, ehk enne seda oli siis hind siin külgsuunas ja 2022 hakkas kiiresti tõusma ja nüüd alates siis kuskil 2024 juulist
on olnud langustrendis, kusjuures viimasel ajal siin ta on üritanud selle 200 päevase nädalase libiseva keskmise juures toetust leida, ei saanud, tõstis nagu vastupanu ja hakkas uuesti langema, ehk siin on tegelikult selline nagu langustrend negatiivse arenguga. Dividendimäär, siin me näeme siis selle dividendimäära ajalugu ehk tundub, et ta on siin lainetega niimoodi liigub kõrgemale, aina kõrgemale, et viimane dividendi tootluse tõus siin on toimunud, näeme tänu sellele, et siis aktsia hind kukkus. Tegelikult hetkel on dividendimäär 25%, aga forward dividend yield on 10% ehk põhimõtteliselt, kui sa vaatad, et praegu on üle kõrge dividendimäär, siis tegelikult see ei pruugi niimoodi nagu jääda, et me näeme, et dividend payout ratio on 1,17, see tähendab seda, et nad maksavad rohkem välja, kui nad saavad nii-öelda kasumit endale ehk 117% kasumist makstakse välja. noh, see ei ole nagu jätkusuutlik, et korraks üks aasta võib-olla sul jäi eelmisest aastast rohkem raha, siis sa see aasta maksid natukene rohkem, kui su kasum on, aga sa kogu aeg ei saa niimoodi teha ja me näeme, et siis tulevikus siin juba ennustatakse, et dividendi väljamaksmine peaks vähenema. Nii et jah, selline kõrge dividendi tootlus hakkab vähenema. Kui me vaatame Guru-Fokuse valuatsiooni, siin me näeme tegelikult, et analüütikud ennustavad, et sellel ettevõttel peaks käibekasum ikkagi vähenema ja siin graafik tegelikult liigub suht hästi sellise nagu Guru-Fokuse valuatsiooni graafiku järgi, et siin oli selline tõus, siis on langus, et tundub olevat, et ta on ka suht selline nagu tsükliline ettevõte. Millega ta tegeleb, muidu ta on siis selliste nagu tankeritega, et veedab erinevad siis naftat ja kõik, mis on sellega nagu seotud. Siin me näeme tema finantsid, et miks tuli selline nagu suurem tõus meil 2022. näeme, üldiselt ta oli selline nagu stabiilne, siis 2022 järsult kasvas käibe ja siis tekkis see suur kasum. ja kogu see kasum, mis tekkis, et nad põhimõtteliselt neil ei ole enam kuskile kasvada, kuskile investeerida, tundub, et nad kogu aeg kogu seda kasumit siis maksavad välja nii-öelda dividendina, et varem, kui väga palju kasumit ei olnud, siis me näeme, et üldiselt väga palju dividendi ei olnud, et kui mingi kasum tekkis, siis nad siin maksid midagi välja. Ja siin suuremad dividendid tekkisid just seetõttu, et need ootamatult käibe tõusis ja kasum tekkis ja siis nad maksid selle välja, aga prognooside järgi see peaks ka nüüd tegelikult siis vähenema, kui kaob kasumlikkus, siis tegelikult kaovad ka dividendid. Peer-ratio'd on ka muidugi siin väga madalad, et praegune 3,3, aga me näeme, et see on just seetõttu, et tulevane on kõrgem, 6,6, et nähakse, et kasum hakkab vähenema ja võib-olla väheneb rohkem, kui oodatakse, siis see forward peer ratio võib olla veelgi kõrgem. Kui vaatame natukene lühemaajalisemalt, mis seal toimub, et siin meil on päevane graafik. noh, päevase graafiku järgi ka me näeme tegelikult suht kindel selline nagu langustrend, et madalamad tipud tekivad, madalamad põhjad hetkel ka siis kõikides libisutes keskmiselt madalama, et ta on hetkel siis langustrendis. et noh, kui sa ostad, loodad, et siis hakkad sellist kõrgemat dividendi saama, me näeme, et esiteks seal kärbitakse dividendi ilmselt, teisalt aktsia hind võib palju kukkuda, et ta võib kukkuda rohkem kui see dividendi, mis sa saad, ehk lõppkokkuvõttes sa võid ikkagi olla miinuses. kvartaalselt me näeme, et käibe juba hakkabki langema, kasum hakkab langema ja siin me näeme ka need lilla tulpadega, need on siis dividendi väljamaksed, rohelised on siis kasum ja sinine on free cash flow vaba rahavoog, põhimõtteliselt sellega saab reaalselt tegelikult dividendi välja maksta, sest puhaskasumist seal võib olla mingid ümberhindlused, mis ei ole seotud üldse sellise nagu rahaga ja siis sa ei saa seda nagu välja maksta dividendina. et jah, siin isegi dividendi puhul olulisem vaadata seda free cash flow'd ja me näeme, et mõned kvartalid nad maksavad isegi nagu rohkem, kui neil tekib seda free cash flow'd. Eelmises kvartalis isegi siis ei maksnud üldse juba dividendi. et jah, see väga palju sõltub siis nende kasumist. ja mis on veel huvitav, et noh, ühelt poolt nad annavad
aktsionäridele raha tagasi dividendide näol. Teiselt poolt nad kogu aeg lahendavad oma aktsiat, et me näeme, et siin aktsiate arv kasvab, siin oli mingi suurem lahendamine. Et ka selline nagu kahtlane mäng, et nad ise müüvad siis oma aktsiat, kui me vaatame institutsionaalsed investorid, nemad ka vähendavad oma osalust ja kui me vaatame, mis gurud teevad, siis noh, enne seda suurt tõusu nad ostsid ja siis siin tipus nad juba müüsid tegelikult. Gurud müüsid, institutsionaalsed investorid müüvad, firma ise müüb, käibekasum tunduvalt olevat languses, dividendi kärbitakse ja noh, siin tekibki küsimus, et kas sa tahadki nüüd osta seda aktsiat, vaadates nüüd sellist pildi, et mis seal, miks ma näen sellise nagu või kuidas, mis idee võib olla selle taga, et selle aktsia osta, et ongi niimoodi, et sa mingi väikse summa eest ostad ja täitsa unustad 30 aastaks, ütleme, ja siis selle aja jooksul, kuna see on selline tsükliline firma, et siis võib-olla ongi 5 aastat istud seal nagu kahjumis, siis 2-3 aastaga, kui on hea tsükkel, nad maksavad nii palju dividendi, et saad midagi tagasi, siis jällegi istud seal nagu nulliga, siis jällegi saad mingi dividendid ja siis üle pika aja aeg on siis mängib sinu kasuks ja siis sa midagi seal teenid nende dividendidega ole üle 30 aasta. Aga sellises nagu lühemaajalisemas perspektiivis, ütleme 5-10 aastat, noh, sa võidki sattuda nüüd sinna olukorda, et siin nagu ostad, vaatad, et just maksid nagu hea dividendi ja siis järgmised 5 aastat lihtsalt aktsia hind langeb, dividend väheneb ja siis sa jäädki sellise palju väiksema tootlusega. noh, kui tuleme mitu slaidi tagasi, siis me nägime päris palju muid huvitavaid firmasid, kasumlikuid, kasvavaid kus ka insider, need gurud ostavad, et kui valida selle tormi vahel ja nende ettevõtete vahel, siis tekib küsimus, et miks nagu üldse sinna nagu investeerida. Mina kindlasti sinna nagu poole isegi ei vaataks. Nii, järgmine ettevõte, selle kohta oli küsitud juba eelviimase video all kommentaarides, aga eelmises videos ma ei jõudnud sellest rääkida, et võtsin tänase saadesse sisse. Et see on Brasiilia siis fintech. Paxiguero Digital tuli börsile 2018, me näeme siin kuine graafik, et kuidas peale IPO-d siis arenes, et siin suht palju lainetas edasi-tagasi ja siis alates 2021 tuli suurem langus ja nüüd tundub olevat, et ta siin on põhja leidnud ja siit võib-olla tuleb juba edasine areng. Mis areng võib olla? Noh, hakkame vaatama siis detailsemini, et kõigepealt nädalane graafik, selline natukene rohkem lühiajaline, kui me joonistame siin sellist nagu toetust 7,750, siis me näeme, et tegelikult, et hind siin testis seda juba paar korda, siin oli selline nagu võlts läbimurre ja nüüd hakkab siin viimastel või tegelikult 2025 algusest, aasta algusest suht hästi juba hakkas taastuma, et kas see võib olla siis selle languse lõpp, mis siin oli põhi leitud ja kas see võib olla selle uue tõusu algus. no üldiselt tundub olevat suht tõenäoline, küsimus lihtsalt selles, kui palju ta tõuseb. Kui me vaatame tema valuatsiooni, siis Guru Focuse järgi hetkel on modestly undervalued, kuigi me näeme jah, siin suurt nagu kasvu hetkel ei ennusta. Peer ratio 7,31 ja ta peab veel paranema, peab olema 6, et ka suht hea. kui me vaatame Peter Lynch'i graafiku, valuatsioonigraafiku, siis siin me ka näeme hind sellest mustast ja punasest joonest isegi madalam. Selle järgi ka väga palju alla hinnatud. kui vaatame, mis gurud teevad, siis viimastel kvartalitel nad ka rohkem juba ostavad, kui müüvad. mis muret võib-olla teeb, et institutsionaalsed investorid siin veidi vähendavasid oma osalust, aga hetkel veel pole väga palju, et üldiselt nende osalus on nagu suht stabiilne. ja veel rääkides valuatsioonidest, et millest tekkisid sellised nagu suuremad lained siin alguses. et tegelikult, kui me vaatame seda graafikut, siin graafikul on sinine joon siin hind, oranž joon on price to earnings ratio ja roheline on price to sales ratio. et me näeme, et siin nad liiguvad suht sarnaselt, see tähendab seda, et siin hinnamuutus, mis oli varasem, oli puhtalt sellisest nagu emotsionaalsest väärtusest, ei muutunud nii palju fundamentaalselt käibe ja kasum,
kui muutus nende hinnang ehk price to earnings, price to sales ratio läksid korraks kõrgemale, korraks väiksemale, korraks kõrgemale. ja nüüd nad põhimõtteliselt selle hinnalangusega normaliseerisid, läksid üle madalaks, ehk põhimõtteliselt näitab meil seda, et siin sellist emotsionaalset väärtust absoluutselt ei ole, et isegi hind on võib-olla negatiivne emotsionaalne väärtus, negatiivsed ootused, et fundamentaalist isegi hetkel saab odavamini seda aktsiat kätte ja kui seal peaks rohkem sellist nagu Brasiilia aktsiate vastu mingi uus haip hakkab tekkima ja siin need ratio'd hakkavad ka kasvama, noh siis siit võibki tekkida palju sellist nagu tõusuruumi. Paxiguero raporteeris hiljuti ka kvartaaltulemused. No siin mingit üllatust ei olnud, käive oli veidi parem, kasum enam-vähem sama, aktsia hind reageeris isegi langusega. Kui me vaatame siin kvartaalselt, tundub olevat, et ta on nagu muutunud suht stabiilseks, ehk siit selline nagu kasv kadus, mis varem oli, kui me vaatame siin aastast graafikut, siis iga aasta siin oli käibekasv ja siis eelmine aasta käibe veidi isegi kahanes, aga muidu siis hetkel stabiilne, kasumlik. Ja ainuke probleem, mis siin võib olla, et selle kohta võib-olla tasub isegi rohkem natukene uurida, et tema bilansis me näeme, et siin võlg hakkas kasvama, samas kui vaba raha hulk no, natukene väheneb, et ma ei tea, kas see on seotud nende äri eripäraga või see ongi mingi selline ohumärk. aga noh, hind hetkel ikkagi näeb välja positiivne, et kui me vaatame siin päevast graafikut, tegelikult me näeme, et peale seda põhja tipp, kõrgem põhi, kõrgem tipp ja siin on tegelikult järjekordne kõrgem põhi võib formeeruda, et siin võib olla järjekordne isegi kauplemisidee hetkel või siis investeerimiskoht on ka suht hea hetkel tegelikult. kui te usute, et põhimõtteliselt nende, et see ei ole probleem, et käibe, kasum jäävad samal tasemel või isegi võib-olla hakkavad tõusma. no seal veel üks risk, et kuna see on Brasiilia ettevõte, siis Brasiilia valuutarisk on ka olemas. Tegelikult, kuigi Brasiilia valuuta vist ei ole nii kõikuv nagu Türgi liira näiteks, aga ikkagi selle riskiga tasub arvestada ka. et üldiselt tundub olevat selline nagu spekulatiivne idee ja üsna huvitav võib-olla. seal on olemas Brasiilias teine firma ka, Stone Co, et mulle tegelikult see teine meeldib natukene rohkem ja seal on ka selleks nädalaks on olemas selline huvitav kauplemisvõimalused, sellest me ka täna hiljem veel räägime. Mis meil oodata see nädal majandusuudistest, et see nädal meil siis täna tuleb ISM Manufacturing Index, siis see nädal kõige olulisem sündmus meil toimub reedel, non-farm payrolls ehk tööjõuturu statistika, palju uusi töökohti oli loodud või kaotatud, noh hetkel siis oodatakse, et 130 000 uusi töökohta oli loodud. enne seda veel kolmapäeval ADP, Employment Change ka selline nagu tööjõuturu raport, mis natukene juba hakkab vihjama, mis andmed hakkavad siit tulema, kuigi viimasel ajal varem ta palju rohkem andis sellist nagu palju või palju täpsemad ennustas seda non-farm payrolli viimased aastat ta kuidagi siis rohkem pani mööda see statistika võrreldes selle non-farm payrolliga. aga noh, vaatame, kuidas seekord tuleb. ja siis mõned kvartaaltulemused huvitavad tulevad ka see nädal, et neist, mis mina jälgin ja mis me ilmselt ka järgmises saates üle vaatame. NIO elektriautode tootja Hiinast, seal on ka huvitav areng, et seal hakkas selline nagu elektriauto tootjate hinnasõda, et BYD langetas Hiinas hinnad 34% oma autodele ja noh, ilmselt seal nii mõni ettevõte, kuna neil seal autotootjaid on üle palju korraks muutunud, et võib-olla siis toimubki selline nagu turu puhastamine nüüd, et võib-olla liiga palju autosid toodetud, liiga palju autotootjad ja siis hakkab konsolideerimine, keegi läheb pankrotti. et tundub olevat, et tugevat nõudlust enam ei ole, et muidu BYD poleks nii tugevasti hinnad langetanud. Teisipäeval peale turgu sulgemist veel CrowdStrike raporteerib kvartaaltulemused, Asana
Siis kolmapäeval peale turu sulgemist mina jälgin MongoDB. Ja siis neljapäeval tuleb lausa mitu huvitavat kvartaaltulemust, et siin meil Broadcom, DocuSign, Lululemon Athletica ja paar sellist nagu värsket IPO aktsiat, Rubrik ja Service Titan ka raporteerivad oma kvartaaltulemust. Ja muidugi ka siin Petco Health and Wellness aktsia tikeriga WOOF, et mis me siin üsna hästi kauplesime ka striimide ajal, et see on ka enne siis kvartaaltulemust, mul on kauplemisidee tegelikult selleks nädalaks. Nii, liigume edasi, liigume siis meie saade teise osa juurde, kus me rohkem vaatame sellist nagu lühemaajalisemat analüüsi, tehnilist analüüsi, turuindikaatorit. Alustame siis indeksite nädalaste graafikutega. Vaatame kõigepealt üle, mis meil toimus eelmine nädal ja S&P eelmine nädal väike tõus, 1,88%. Russell natukene vähem tõusis. Üldiselt me näeme, et siin tegelikult 3 nädalat järjest, mis me näeme nüüd tegelikult siin on selline nagu konsolidatsioon toimumas, mis on tegelikult üsna positiivne, sest turg on nagu taastunud ja enam nagu sügav korrektsiooni ei tee, vaid pigem nagu konsolideerib. Et see näitab selles mõttes nagu tugevust, impulsid on rohelised, nii S&P 500 kui ka Russell ehk LDR roheline impulss keelab siis hetkel siis sellist shortimist. Force Indexi poolt me näeme, et tegelikult selle konsolidatsiooni ajal, et eelmise nädala languse ajal, et see pole väga palju madalamale läinud ja eelmine nädal hakkas uuesti taastuma, et siin me näeme tugevust. Russellis, et selle taastumisega kõigepealt ma eelmine nädal mainisin, et siin see pole palju tõusnud, aga samas selle langusega ka see enam pole väga palju langenud, ehk ta on ka hetkel siin nulli lähedal konsolideerimas, et Russellis on siin olemas ka see vastupanu hetkel 22,50 nädal on libisev keskmist, millest ta kõrgemale ei saa. Aga sellest palju madalamale ta ka hetkel ei lähe. Et üldiselt endiselt sama olukord, mis meil ka varem oli, et S&P 500 tugevam kui Russell 2000, suuremad firmad on tugevamad kui väiksemad selle taastumisega. Ja mõlemad hetkel konsolideerivad oma eelmist tõusu, mis on siis positiivne. Vaadates päevast graafikut, siin me näeme, et S&P formeeruski eelmine nädal esimest kõrgemat põhja, siis tegi veel ühe väikse korrektsiooni või konsolidatsiooni, võib öelda, ja siin veel üks selline nagu kõrgem põhi formeerus üldse. Üldiselt libisevad keskmised kõik liiguvad kõrgemale, hind on kõigest libisevad keskmisest kõrgemale. See võtab kõik selle, et võiks oodata siis kõrgemat hinnad tegelikult. Force Index siin on ka üsna positiivne, et selle langusega, mis siin vahepeal oli, tegelikult ta pole läinud ka nullist madalamale. Russell läks küll siin nullist veidi madalamale, aga me näeme, et siin ei olnud sellist nagu suurt müügisurvet. Kuigi siin hind läks isegi 20-50 päevast libisevast keskmist madalamale. Russell on nüüd siin huvitavas kohas, et siin ka formeerus kõrgem põhja, aga nüüd hind siin kuidagi ei saa sellest 200 päevast libisevast keskmist kõrgemale. Samas allpool tundub see 20-50 päevast libisevat keskmiselt nagu toetus. Ehk hetkel ta on siis toetuse vastupanu vahel, siin põrkab edasi-tagasi ja põhimõtteliselt kui ta murrab 200 päevast kõrgemale, siis see oleks positiivne üldse turu jaoks, S&P 500 ilmselt siis läheb sellest eelmisest tipust kõrgemale, siis me võime näha järgmist suuremat liigutust kõrgemale. Ohtlik tekib, olukord tekib siis, kui Russell siin murrab alumist libisevast keskmist madalamale, siis võib ka terve turu ka koos endaga võtta. Aga kui me vaatame turuindikaatorit, siis hetkel tundub olevat rohkem tõenäoline ikkagi see stsenaarium, et võime minna kõrgemale. Ja hakkamegi need turuindikaatorid vaatama, et alustame siis meie turuanalüüsi tabelist. Vaatame, mis meil siis see nädal indikaatorid ütlevad, et volatiilsus hakkas veidi paranema, kuigi ta on 15-st kõrgem ikkagi, 18,57. Ja muud tegelikult indikaatorid, et
üsna samad nagu eelmine nädal, et Multivix on bullish olekus, rämpsulekirjad on bullish olekus, New High New Low jäi neutraalolekus ja Industry Group siin juba neljandat nädalat järjest bullish olekus, et ka kinnitab meil seda koos selle S&P 500 pikaajalise bullish olekuga, et pikaajaliselt oleme ikkagi tõusvas trendis, mille raames meil on lühiajaline korrektsioon ja see on ka see põhjus, miks ma arvan, et suurema tõenäosusega lähme ikkagi selle nagu pikaajalisema trendi suunas, et hetkel meil on nõrkus, aga endiselt see liikumine kõrgemale peaks jätkuma. Ja mu kommentaar selleks nädalaks on ka endiselt see bullish neutral, aga eelmine nädal oli bullish neutral rohkem selline nagu neutraalne, see nädal rohkem bullish'i poole isegi kaldub, et kohe vaatame ka miks, et esimene graafik tegelikult siit me näeme, et rämpsvõlakirjad ja S&P 500, et rämpsvõlakirjad tegid siin väikse korrektsiooni ja siis hakkasid uuesti taastuma ja ilusti tõusevad, et see on positiivne turu jaoks, et gap, mis siin on vahepeal tekkinud, S&P 500 sulges seda osaliselt ja nüüd hakkas ilusti uuesti taastuma, et kui rämpsulekirjad jätkavad siis tõusu, siis me paratamatult näeme ka tõusu S&P 500-s. et negatiivne oleks, kui rämpsulekirjad järsult peataksid seda tõusu ja hakkaks langema ja siin see gap S&P 500-ga suureneks, et see oleks siis negatiivne areng. VIX-i puhul, volatiilsusindeksi puhul ka positiivne areng. me näeme, et põhimõtteliselt selle langusega ta isegi ei läinud siin vastu seda ülemist Bollinger Bandi või sellest kõrgemale. siin tekkis selline nagu madalam tipp võrreldes eelmiste tippudega, et ja hakkas volatiilsus uuesti langema, et siin 15 tasemeni on natukene veel minna, aga suund on hetkel õige selles mõttes, et kui me tahame, et aktsiad tõuseks, et see nädal ma jälgin, et kui ta jätkab langust, see oleks positiivne aktsiaturu jaoks, kui hakkab uuesti siin kõrgemale minema, see võib viitada ka suuremale korrektsioonile. aga hetkel on positiivne. ja bullish percent index, ta on rohkem nagu ka selline nagu bullish neutral võib öelda, et miks on bullish, sest ta on kõrgel tasemel hetkel 70 ja me näeme, et tegelikult ta leiab tippu siin kuskil 80 juures. ehk tegelikult siin veel võibki tulla selline veel üks tõusulaine, enne kui olulisem tipp saab saavutatud. See on nagu bullish, miks on neutraalselt, kui me vaatame päevast graafikut, tegelikult terve eelmine nädal ta nagu ei hakanud siin tõusma veel, et ta siin nagu suht külgsuunas liigub. ja me näeme, et tegelikult indeks, kui me vaatame joonena, siis ka tegelikult suht külgsuunas liikus siin. et siin ma jälgin nüüd, et kas me hakkame siit uuesti tõusma, see siis võib viitada selle nagu breakout'i kõrgemale, S&P 500-s võib-olla siis uus all-time high tekib ka, kui see aga siit hakkab ikkagi langema, vot see oleks siis märk, et võib-olla tuleb esialgselt natukene suurem korrektsioon. aga hetkel jah, ta on suht neutraal, et külgsuunas ei anna meile vihjet ühele teisele suunale. ja New High, New Low, ühe uued tiputoed põhjad, siin on turukapitalisatsiooniga kaalutletud. me näeme, et noh, siin ma mainisin, et kui jälgida need tipud, siin võiks tekkida selline nagu divergents, et siin me nägime, et tipud jõudsid roheline joon siia tasemele rohkem kui 40 triljonit ja nüüd viimase selle tõusuga me jõudsime ainult 15 triljonini. samas hind siin ei teinud nagu sellist uut tippu, et divergents oleks siis, kui S&P 500 oleks kõrgemale tõusnud, aga uued tipud mitte, et see oleks divergents, aga siin S&P 500 tegelikult kõrgemale ei jõudnud ja seega meil siin nagu divergentsi ei tekkinud sellega. Nüüd tipud hakkasid natukene langema, põhjad hakkasid natukene tõusma, aga siin pole midagi veel, midagi kriitilist, et põhimõtteliselt vaatame see nädal, et kui tipud siin leiavad toetust, hakkavad tõesti tõusma, siis me võime näha ka siis kõrgemad hinnad S&P 500-s. kui aga see trend jätkub, et tipud hakkavad langema ja põhjad hakkavad siin rohkem tõusma, et see võiks viidata siis suuremale langusele. Tükiliselt me näeme siin natukene isegi teistsugust pildi võrreldes kapitalisatsiooniga kaalutletud tippude põhjadega, et siin tükiliselt natukene rohkem aktsiaid, et ilmselt siis väiksemad aktsiad rohkem kukkusid, suuremad mitte nii palju. ja siis tippude arv hetkel isegi läks natukene väiksemaks kui põhjad. et siin tahaks näha, et põhjad hakkavad vähenema ja tipud hakkavad uuesti kasvama, et see oleks siis
eeldus, et hind siin läheb kõrgemale, et see on siis nagu rohkem oodatav hetkel. aga noh, üllatuseks võib olla ka see, et põhjad hakkavad siin ikkagi tõusma, lähevad 500 tasemest kõrgemale, et siis võib tulla selline nagu suurem langus. Nii, ja siin ka väike reklaam veel, et järgmine aktsia kauplemismeistriklass koolitus, mis me teeme koostöös Äripäevaga, et kui teid huvitab just see saade teine osa, et see tehniline analüüs, kauplemine, et siis me koostöös Äripäevaga teeme just teie jaoks seda koolitust, et järgmine meil on siis jah, 17, 19 november, et aega sinna veel on, et suht varakult hakkan siin nagu seda proomama. Et võite vaadata, lugeda selle kohta ja siis kaaluda, et mis te sügisel hakkate tegema, et kui huvi on, siis võite sinna koolitusele registreerida, et lingi koolitusele ma jätan selle video all. nii, lähme nüüd TradingView juurde ja vaatame siin siis koos ATR kanalitega neli peamist indeksit ja siis minu kauplemisidee selleks nädalaks. et alustame siis S&P 500 nädalase graafikuga. et meil endiselt siin see +1 ATR, et juba kolmandat nädalat järjest vaatame, et mis saab sellest +1 ATR-ist. muidugi positiivne oleks, kui me ikkagi sellest murrame kõrgemale. et see oleks siis selline nagu pullituru kinnitus meie jaoks. kui siit hakkame veel langema, see oleks negatiivne areng, nagu oli siis 2022, et kui me +1 ATR-ist kõrgemale ei saanud. nii et siin on oluline, mis siit saab. positiivne on hetkel see, et me konsolideerime selle taseme juures, et me ei hakka nagu siit kohe langema, nagu me siin nägime. põhimõtteliselt siin ta puudutas seda taset ja hakkas langema. et siin pigem natukene juba hakkab nägema teistmoodi, et konsolideerib siin tasemel. viitab selle, et pigem rohkem tõenäoline, et ikkagi üritame siit murda kõrgemale. kui me vaatame päevast graafikut, siin on üsna hea areng olnud, et põhimõtteliselt meil oli siin korrektsioon praktiliselt libiseva keskmise juures. et eelmine nädal ma mainisin, et vaatame, kuidas siin kõrgem põhi formeerub, mis tasemel, noh, siis ta kohe formeerus esmaspäeval käpiga kõrgemale ja läksime ka sellest tasemest kõrgemale. me näeme, et see on ka siin suht oluline tase meil on olnud. Läksime sellest kõrgemale uuesti reedel, testisime selle veel korra ja läksime uuesti kõrgemale. põhimõtteliselt see on üsna positiivne areng, teine kõrgem põhi tekkis. ja nüüd tõenäoliselt me läheme vastu seda taset, vastu +3 mateeria on üsna kõrge. Üllatus, negatiivne üllatus oleks, kui me hakkame siit langema ja sellest tasemest murrame ikkagi madalamale ja lähme võib-olla siis 200 päevast libisevat keskmist testima. ja võib-olla siis selline kõrgem põhi formeerub siin natukene madalamal tasemel või üldse siis nädalasel graafikul siin +1 ATR-ist kõrgemale ei saa, siis hakkab langus. aga noh, hetkel on üsna positiivne siiamaani areng. ka turuindikaatorid seda kinnitavad. sarnane pilt meil on NASDAQis. NASDAQ isegi siin natukene rohkem, isegi sellest +1 ATR-ist üritas siin kõrgemale tõusta nädalasel graafikul juba. ja päevasel graafikul me näeme, et Russelli puhul isegi need kõrgemad põhjad formeeruvad siin, et ta isegi ei korrigeeri siin libiseva keskmise juures, et +1 ATR-i juures jäävad kõrgemad põhjad, see on ka tegelikult üsna positiivne märk Russelli jaoks, nii et siin ka suurema tõenäosusega lähme nüüd seda +3 ATR-i testima. kui lähme just reedesest miinimumist madalamale, et siin meil tekkis selline nagu accumulation bar nimetatakse, et kui ostetakse kõik välja, aga kui ikkagi läheme sellest nagu madalamale, siis siin suureneb tõenäoliselt, lähme seda taset testima või siis need libisevad keskmised, mis on siin madalamal tasemel. Dow Jones ka üsna hea kõrgema põhja on tegemas, et nädalasel graafikul siin testis seda 22 nädalas libisevat keskmist ja päevasel graafikul siin on rohkem juba libisevate keskmiste sees tekkinud see kõrgem põhja ja üsna hästi siin ka konsolideeris, et siin nüüd ka tegelikult oodata sellist nagu breakout'i +3 ATR-i juurde. ja Russell, mis on hetkel siis kõige nõrgem, et alustame siin ka nädalasest graafikust, me näeme, et jah, siin needsamad 22, 50 libisevad keskmised hetkel vastupanu ehk
tahaks näha, et ta murrab neist kõrgemale, siis saab vastu seda taset minna. Mul juhul, kui see on vastupanu ikkagi tugev, siis ikkagi võime seda taset veel korraks testida. Vaadates päevast graafikut, nagu ma juba välja tõin, et siin on oluline jälgida, kuidas võib öelda juba see kolmnurk siin laheneb, et siin meil 200-päevane libisev keskmine vastupanu, 20, 50 päevane toetus ja hind hetkel nende vahel, testis seda, nüüd siin nende vahel, et vaatame, kas ta suudab siit läbi murda, et tahaks näha, et ta saab siis 200-päevast libisevast keskmisest kõrgemale minna, siis me võime näha sellist nagu head rallit vastu +3 teeri vastu seda taset. Et kui murrab läbi 22 50 päevasest, siis ilmselt läheb seda taset testima ja võib-olla saab seda läbi murda, et siin on üks oluline asi, mis ma jälgin, kuidas see põhimõtteliselt laheneb, kes võidab 20, tõuseb 22 50 päevane või langeb 200 päevane. Kuna suurema tõenäosusega ma näen ikkagi sellist nagu tõusvat turgu ja kui ma vaatasin üksikaktsiaid, siis ma ka tegelikult näen rohkem selliseid nagu ostupaterni. Mõned üksikud sellised nagu lühikeseks müümised ideed on ka tekkinud, aga need on rohkem sellised nagu vähem tõenäolised. Ja üks neist on tegelikult Apple. Apple on võrreldes S&P 500-ga teiste Magnificent Seven aktsiaga on endiselt palju nõrgem. Me näeme, et siin kõik libisevad keskmised langevad, hind hetkel kõikidest libisevatest keskmist madalam. Ma isegi siin shortisin seda Apple'i ja eelmise nädala põrgega põhimõtteliselt seal viimane osa läks vastu mu stopi ehk ma väljusin sellest shortist hetkel. Ta ei jõudnud siin -3 tundub, et hetkel siin ka see tase hoiab nagu toetus ja me näeme siin tegelikult kaks taset, et siin on toetus ja siin on vastupanu. Et mis võib edasi saada, noh, kuna ta on siin libisevad keskmist langevad ja hetkel ta neid testis, kui siin tekib madalam tipp, me läheme madalamale ja murrame sellest tasemest madalamale, no siis lähmegi -3 et see on, kuna ta on langustrendis, see on suurem tõenäoline. teine stsenaarium, et ta jääb siin kanalis tegelikult kauplema, et läheb vastu seda taset, siis võib-olla uuesti vastu seda ja siis jääb mõnda aega siin kanalis kauplema. Et väga bullish arengut ma siin väga palju ei oota, kui just me sellest tasemest siis nüüd kõrgemale ei lähe, siin samal ajal tekib see 200-päevane, neist kõrgemale testib neid ja läheb kõrgemale, et alles siis ma hakkan juba Apple'it vaatama ostu poolelt. aga hetkel jah, siis vaatame, kui see on päevasel graafikul siit on järjekordne madalam tipp ja ta hakkab siit nagu madalamale minema, siis võib proovida seda veel korraks short ida, kui turul tekib ka nõrgus. Ja ülejäänud siis aktsiad on sellised nagu ka päris palju on samad ideed eelmisest nädalast, et mis ma tõin välja eelmiseks nädalaks ja eelmine nädal nad formeerusidki sellist nagu kõrgema põhja ja nüüd see nädal tegelikult siin väga paljudes võibki nüüd see tehinguvõimalus tekkida. Esimene aktsia, mis me siin vaatame ostupoolelt, on siis WOW, Petco Health and Wellness Company, millest me täna rääkisime, et neljapäeval peale turgu sulgemist ta siin raporteerib kvartaaltulemused. mina näen siin sellist nagu lühiajaliselt treidi võimalikku, et kuna peale viimast kvartaaltulemust on siin suht hästi käpas kõrgemale ja läks veelgi kõrgemale, et siis võib-olla oodatakse siis selle kvartaaltulemusega ka head arengut, et me tegelikult näeme, et siin kvartaaltulemus, et kogu aeg siin olnud tõusud peale kvartaaltulemused, et mõtlesin siin juba selle kvartaaltulemuse ootuses hind tundub olevat, võib teha sellist nagu pre-earnings ralli. ma nimetan seda strateegiat niimoodi. siin on positiivne see, et hind tõusis siin 200 päevast libisevast keskmisest kõrgemale, testis seda nagu toetus ja hakkas uuesti tõusma, et nüüd ma ootan siin peale seda kõrgemat põhja rallit vastu +3 enne kvartaaltulemust. ma ise jõudsin siin juba pika positsiooni võtta. ma siin juba lausa mitu korda kauplesin seda, näitasin varem ka, et striimide ajal oli võimalik näha ja siis see viimane kõrgem põhi, mis informeerus tunnisel graafikul kõrgem põhi, et siis siin tsoonis ma võtsin pika positsiooni ja siis hetkel siis stop sellest põhjast madalam, ootan siis esimest kasumit +3 euro tunnisel graafikul ja siis võib-olla jõuab ka +3 päevasel graafikul.
KTOS, suht tugev oli. Siin ma isegi jõudsin ka tehingut teha. Et siin formeerus selline kõrgem põhi, järjekordne, et ta teeb siin suht head kõrgemad põhjad libiseva keskmise juures ja reedel siin formeerus järjekordne. aga eelmine nädal jah, peale seda kõrgemat põhjad, mis formeerus, ta isegi siin rallis vastu +3 mateeria. ma sain siin sellest tehingust kasumit, siis ta läks vastu stopi ja siin nüüd tekib uus selline nagu ostuvõimalus. muidu suht ilusti liigub, et sellised nagu kõrgemad tipud, kõrgemad põhjad suht selged. tunnisel graafikul treid, mis ma tegin, eelmine oli siis siin tunnisel graafikul, et see oli nagu kõrgem põhi. siin läks vastu +3 mateeri tunnisel, siin läks päevasel graafikul, siin läks vastu stopi, aga nüüd siin formeerub juba järgmist kõrgemat põhja, et siin nüüd võib uuesti vaadata seda nagu ostuideena. Spotify ka tundub, et ta tahab ikkagi siin kõrgemale liikuda, kuigi me siin striimide ajal isegi vaatasime, et on võimalik nagu lühikeseks müümise kandidaat, kuna siin on olemas selline nagu tugev vastupanu, millest ta kuidagi siin kõrgemale ei saanud, hakkasid divergentsid tekkima. aga redel ikkagi murdis sellest kõrgemale uuesti, tekkis järjekordne kõrgem põhja, mis viitab selle, et ta ikkagi üritab võib-olla minna veel korraks vastu seda +3 mateeria päevasel graafikul. vaadates tunnisgraafikut, siin tegelikult üsna hea ostukoht juba tekkis reedel, mina ei jõudnud seda võtta, et siin, kui ta läks põhimõtteliselt sellest tasemest kõikides libisoodes keskmisest kõrgemal oli hea ostukoht, aga ma hetkel jälgin siis, kas kui ta teeb siin veel ühe korrektsiooni libisova keskmise juurde, et kõrgema põhja, siis ma hakkan vaatama seda ostukandidaadina nüüd. järgmine on First Solar. seda ka vaatasime eelmises saades. ja siin põhimõtteliselt ta terve nädala juba üritab siin kõrgemat põhja teha. siin tasub jälgida ka seda Elder Impulsit, et mul siin graafikul ei ole, stock chart'is saab järgi vaadata, aga ma siin ka juba tahtsin tegelikult reedel pikka positsiooni võtta, aga siin impulss ei läinud siniseks, et jäi punaseks. seega ma siin hetkel veel ootan, aga siin tundub olevat jah, üsna huvitav selline kõrgem põhi formeerumas. ja tunnisel graafikul, mida tahaks näha, siin ma vaatan tegelikult kaks võimalikku arengut, et esimene on siis see, et siin on selline nagu põhi olemas ja ta üritab veel seda testida, teeb võlts läbi mure, tuleb tagasi, teeb kõrgema põhja ja siis tekib hea ostukoht, et see on üks selline hea võimalus ja teine võimalus on siis, kui tegelikult see ongi juba põhi ja siis ta üritab siin kõrgemale minna, teeb kõrgema põhja ja kõige rohkem ma jälgin juba tegelikult seda, millal impulss päevasel graafikul läheb siniseks või roheliseks. ta annaks ka sellist nagu ostu luba, et hetkel on siis punane impulss keelatud veel osta, võib-olla siis või ka selline nagu põhja formeerumine võtabki siin rohkem aega ja võib-olla tuleb siis esimene stsenaarium. et igal juhul jälgin, et ta on hetkel siin huvitavas sellises nagu ostukohas juba. Shopify, järgmine ostukandidaat, et siin ka üsna ilusti sellest põhjas hakkas taastuma, kõrgemad tipud, kõrgem põhi siin formeerus eelmine nädal. reedel ka üritas siin langeda. ja ka formeerus järjekordse kõrgema põhja, et võib siin vastu +3 mateeri rallida proovida. tunnisel graafikul, mis ma siin jälgin, et põhimõtteliselt ka reedel oli juba võimalik siin võtta pika positsiooni, et siin selline kõrgem põhi formeerus. et vaatan täna põhimõtteliselt, kui läheb sellest kõrgemale, et üks võimalus või kui teeb väike jõnksu madalamale ja siis läheb kõrgemale selline kõrgem põhi ka hea selline ostuvõimalus võib tekkida. Toast on järgmine ka eelmisest nädalast põhimõtteliselt läkski veidi madalamale eelmisel nädalal, nüüd testis seda 22 päevast libissevat keskmist, põrkas sellest ja nüüd siin on nagu suurem tõenäosus juba, et siin kõrgem põhi formeerub ja läheb kõrgemale. et siin oli ka hea kvartaaltulemust,
peale seda hea reaktsioon kvartaaltulemusel läks väljaspoolt +3 nüüd selline korrektsioon libiseva keskmise, et see on üks mu lemmikutest ostupaternidest üldse. ja tunnisel graafikul, mis ma siin jälgin, et siin tahaks näha, et peale seda põhja, mis meil on siin reedel tekkinud, hind läheb kõikidest libisevatest keskmistest kõrgemale, teeb kõrgema põhja ja siis siin tekib selline hea ostukoht tunnisel graafikul. et mul on see toost valitud ka selleks nädalaks Spike Trade'i võistluseks. tehing, mis ma võin teha selle aktsiaga. nii, Magnificent Seven aktsiad, et ma mainisin, et nendes on head ostukohad, välja arvatud siis Apple. et Meta on üsna tugev. me näeme päevasel graafikul kõik libisevad keskmised tõusvad hind neist kõrgem, samamoodi nagu Nasdaq põhimõtteliselt ei teinud väga sügava korrektsiooni, et siin +1 ATR tundub olevat juba head toetused, sellest madalama ei lähe, et see on väga pulline märk. ja reedel ka tegi siin kõrgema põhja, et siin võib teha järgmise ralli vastu +3 ATR-i. Meta tundub olevat üsna tugev hetkel. ja tunnisel graafikul, mis arengut ma tahan näha, et siin ka reedel formeerus põhi, ta on juba kõrgem kui see põhja, ma tahaks näha veel siin ühe kõrgema põhja võib-olla ja siis see oleks minu jaoks selline nagu ostukoht. järgmine on Amazon. et siin ka ta tegi üsna hea korrektsiooni, +3 ATR-ist libisevad keskmiste juurde, tegi siin kõrgema põhja ja hakkab uuesti siin tõusma, et reedel tekkis veel üks selline kõrgem põhja, et siin võib tulla ka ralli vastu +3 ATR-i päevasel graafikul ja tunnisel graafikul vaataks sama arengut nagu ka Metaga, et siin meil on põhi tekkinud ja kui siin tekib veel see nagu kõrgem põhi, et see oleks siis selline ostukoht võimalik selles aktsias. Uber. Uber tegi natukene sügavama languse, me näeme siin +3 ATR-ist, langes ka libisevast keskmist madalamale, et siin -1 ATR, 50-päevane libisev keskmine. endiselt ta on üsna heas sellises nagu tõusvas trendis, me näeme, et siin oli suurem tõus, võib-olla seetõttu ka suurem korrektsioon, aga ma hakkan jälgima ka, et ta on muidu tõusvas trendis, et kui siin kõrgem põhi formeerub, siin muutub ta ka huvitavaks selliseks nagu ostuideeks. et siin võib-olla läheb natukene rohkem aega võrreldes teiste aktsiatega, siis siin me ei ole veel kindel, kas see on põhi või mitte. ja kui siin tekib põhi, siis tahaks näha, et ta läheb 22 tunnist libisevast keskmisest kõrgemale, siis teeb sellist nagu kõrgema põhja, testib seda, siis tekib hea selline ostukoht, et me näeme, et siin on natukene rohkem tööd on veel vaja teha Uberil, et see pattern tekiks. Dropboxil aga see kõrgem põhi on siin juba üsna hästi tekkinud, me näeme üsna selline hea libisevate keskmiste juures 22 ja 50-päevane libisev keskmine ja siin võib tulla järgmine ralli vastu +3 ATR-i. et siin tunnisel graafikul me näeme, kui hästi siin see 200-tunnine libisev keskmine pidas vastu, siin oli selline võltsläbimurre, põhi, kõrgem põhi, siin hind läks kõikidest libisevatest keskmist kõrgemale. siin tegelikult oli juba selline sisenemiskoht hea ja üks veel tekib, et kui ta läheb sellest tipust kõrgemale või teeb sellise veel ühe korrektsiooni, võib-olla jällegi 200-tunnise libiseva keskmise juures kõrgema põhja, siis siin tekib veel üks selline sisenemisvõimalus, et need on need arengud, mis ma jälgin. järgmine on Stonco STNE, et see teine Brasiilia fintech, millest me rääkisime. temal on suht sarnane areng nagu Paxigueroga, aga ta on natukene rohkem tõusnud, et me näeme siin 2025 täpselt alguses leidis,ki põhja ja hakkaski liikuma kõrgemale, kõrgemad tipud, kõrgemad põhjad, natukene kiiremini kui Paxiguero. ja siin on järjekordne selline kõrgem põhi libisev keskmise juures formeerub. siin võiks tulla järgmine siis see tõusulaine. vaadates tunnist graafikut, siin me näeme,
oli selline nagu põhi ja siis sellest madalmale ei läinud ka selline nagu pikk baas on tekkinud, hind läks kõikides libisutes keskmisest kõrgemale. siin ka võib vaadata, et reedesest maksimumist kõrgemale on üks sisenemisvõimalus või väike jõnks madalamale veel üks kõrgem põhi. see oleks ka üks võimalus siin siseneda. et üsna tugev aktsia ka hetkel. noh, kui võrrelda kas või S&P 500-ga aasta algusest, et siin on aasta algusest ainult kõrgemale ja tegelikult noh, päris palju tõusnud tegelikult juba põhjast, et kui me vaatame tipuni 82% tõusnud ja ei tee suurt korrektsiooni, see on siin väga positiivne tegelikult märk. Zoom Zoomi kvartaaltulemuse me vaatasime eelmine nädal ja nüüd ta on andnud siin hea kõrgema põhja. me näeme, et käis vastu +3 tegi korrektsiooni libiseva keskmiste juurde, tegi kõrgema põhja ja nüüd võib tulla järgmine tõusulaine vastu +3. et siin tunnisel graafikul ka tegelikult reedel oli juba hea sisenemiskoht. siin ka 200 tunnine libisev keskmine üsna hästi pidas vastu põhi kõrgem, põhi lai ja siis läks kõikides libisevates keskmist kõrgemale, et mina võtsin siin juba pika positsiooni. aga siin võib vaadata veel, et kui täna teeb veel väikse jooksu madalamale, kõrgema põhja, siis võib tekkida veel üks selline sisenemisvõimalus. Ja Palantiiriga on ka üsna huvitav areng, et me vaatasime seda ka striimides eelmine nädal ja ma terve nädal vaatasin teda nagu lühikeseks müümise kandidaadina. aga lõpuks lõpetasin nädala pika positsiooniga siin. et siin me nägime, et ta tegi siin tippu ja siis siin tekkis see nagu vastupanutase, millest ta tegelikult kõrgemale kuidagi ei saanud, et siin tekkis võlts läbimurre ja siis nädala sees seal tekkis päris palju, kui me vaatame tunnisel graafikul selliseid võlts läbimurreid divergents indikaatoritega ja siis ma juba ootasin siin natukene suuremat korrektsiooni. ka shortisin seda Palantiiri, aga reedene areng tegelikult siin muutis täielikult selle paterni, murdis sellest tasemest kõrgemale ja nüüd tundub olevat, et see tase, mis oli vastupanu, on nüüd toetus ja kuna kõik libisevad keskmised tõusevad, siis tegelikult nüüd on suht tõenäoline, et Palantir ikkagi läheb veelgi kõrgemale, muutub veelgi ülehinnatumaks. tunnisel graafikul, et siin on ka hästi näha sellised nagu võltsläbimurre kohad, mis ma ka terve eelmine nädal näitasin. et siin me näeme seda taset. ja siin on näha, kuidas hind üritas sellest kõrgemale minna. siin peale turaaonemist läheb kõrgemale madalamale minema, siin on sellised võltsläbimurred ja põhimõtteliselt siin kohas ma juba shortisin seda Palantiiri. ja tegelikult ka reedel, kui tavane, siis ta käis korraks sellest tasemest kõrgemale ja siis hakkas uuesti vajuma, andes järjekordselt sellist nagu lühikest müümise signaali ja siis ma juba liigutasin stopi sellest tipust kõrgemale siin. et noh, kui ta juba peale järjekordselt sellest vastupanu tasemelt võt läbi murret madalamale ei lähe, siis ma tahan väga kiiresti sellest lühikest positsioonist väljuda, see on ikkagi trendivastane tehing, sest libisevad keskmised ikkagi tõusevad ja seega siin peab nagu väga kiiresti tegutsema. ja me näeme, et see oli õige otsus, tegelikult hind siis väga kiiresti pärast seda rallis sellest tasemest kõrgemale läks vastu mu stopi, ma sain sellest lühikest positsioonist väikse kahjumi, aga edasine areng pani mind juba kohe oma vaadet nagu muutma, et siin ta käis vastu +3 käibe hakkas suurenema ja siis ta korraks hakkas madalamale minema, testis seda taset nagu toetus ja siis hakkas uuesti kõrgemale minema, et siin meil juba tekkis kõrgem põhi, see toetus muutus vastupanu tasemeks toetustasemeks ja siis siin ma võtsin pika positsiooni. hetkel esimese kasumivõtu order siin +3 juures, ta pole selleni veel jõudnud, stopi panin ka juba, siin on see tugev tase, et sellest põhjast madalamale saab stopi panna. ka väikse riskiga sai üsna hea positsiooni võetud nüüd. ja vaatame ka, kui kõrgele ta saab minna, et noh, tegelikult kuna nüüd sellist tugevat vastupanut enam ei ole, et see sai läbi murtud, et järgmine siht on siin eelmine all-time high, $133 kuskil ja kui sellest kõrgemal läheb, edasi hakkavad sellist juba 140, 150 võib-olla, proovib testida. et hetkel jah, siis selline nagu positiivne areng. veel üks ostuidee
ka päris tugev aktsia viimasel ajal Hims and Hers Health. Siin oli peale kvartaaltulemust ka üsna tugev tõus, väljaspoolt +3 nüüd tegi korrektsiooni libiseva keskmise ja nüüd me näeme siin selline kõrgem põhjulus formeerus, et siin võib tulla järgmine tõus vastu +3. Ja tunnisel graafikul, mis ma siin vaatan, et siin on olemas meil põhi, tegelikult siin formeerus ka üks kõrgem põhi, oli juba hea selline sisenemiskoht ja kui ta annab veel ühe kõrgema põhja, siis siin veel võib olla veel üks hea sisenemiskoht. Ja viimane aktsia, mis ma jälgin ka nüüd sellise nagu kauplemisidee ostukandidaadina, ma tegelikult isegi ostsin juba, et United Health Group, et eelmises saates me vaatasime seda detailsemini üle ja ma mainisin, et investeerida sinna on veel natukene vara. Et ta ei ole veel sellist nagu näidanud meil sellist nagu langustrendi lõpetamist ja uue tõusutrendi algust. Et siin me ei tea, millal see lõplik põhi tuleb. Aga lühiajaliselt hind kunagi ei liigu nagu sirgjooneliselt, et selle langusele peaks tulema mingi, öeldakse nagu reaction rally, mingi reaktsioon, põrge. No kas või selle tõttu, et kõik, kes shortisid, neil on head kasumid, nad hakkavad need kasumid välja võtta, ostma aktsiat ja siis võib-olla lisaks tulevad need, kes tahavad kiiresti siis seda langust välja osta ja nende survel tekibki selline ajutine lühiajaline põrge. Ja mis ma siin jälgin, et siin on huvitav areng, et siin on tegelikult põhja, kõrgem põhja hakkab formeeruma. Lisaks, kes mul koolitusel on käinud, teavad sellist nagu strateegiat OBTV, Oversold Bounce to Value, et kui me võtame sinna juurde ka sellist nagu 3-5 päevas libisevat keskmist, hind reedel tegelikult läks sellest kõrgemale ja nüüd võib põrgata vastu 22 päevas libisevat keskmist suht vabalt, et siin on päris pikk vahemaa. Et seda strateegiat ma hetkel siin kauplen. Ma vaatasin tunnisel graafikul, reedel jälgisin, et me näeme siin põhi ja siin selline nagu lai kõrgem põhi hakkab formeeruma ja selle raames ka siin põhi, kõrgem põhi formeerus ja põhimõtteliselt siin, kui ta hakkas tõusma, siis ma võtsin siin pika positsiooni hetkel. Et siin saab ka, kuna ATR kanalid läksid kiitsamaks, siin saab juba üsna lähedal juba stopi panna. Ja kui ta põrkab siis kuskile siia tasemele 340, 350, et me näeme, et siis päris hea sellise risk-reward ratio'ga saab sellist nagu põrget kaubelda. Vot sellised siis kauplemisideed mul selleks nädalaks, rohkem siis kuidas nende aktsiatega läheb ja mis ma ise kauplen, kuidas mu positsioonid on, et seda vaatame siis juba homme ja neljapäeval striimide ajal. Et jagan seal kõik ülejäänud oma pikad positsioonid ka. Aga üldiselt tundub olevat jah, et rohkem selline nagu positiivne meelestus selle nädala suhtes. Vaatame, kas kõik need kõrgemad põhjad, mis tekkisid, hakkavadki töötama, kas tuleb järgmine langus, järgmine tõus, et hetkel indikaatorid küll viitavad, et võiks seda loota. Nii et ootame siis positiivset nädalat ja kohtume uuesti järgmine esmaspäev. Senikaua soovin teile edukat kauplemisnädalat ja kõike head!